Tere! Täna sukeldume teise maailmasõja viimastesse pöördelistesse aastatesse. See on ajajärk, mis oli täis ootamatuid reetmisi, kummalisi liite ja sündmusi, mis muutsid maailma igaveseks. Ja teate, selle sõja viimane, otsustav peatükk ei alga tegelikult mingi liitlaste kokkuleppega, vaid hoopis šokeeriva reetmisega. Molotovi-Ribbentropi paktiga andsid Saksamaa ja Nõukogude Liit teineteisele lubaduse mitte rünnata, aga tegelikult oli see mõlema poole jaoks lihtsalt mäng ajale, enne kui konflikt nagunii vältimatuks muutub. Niisiis, 1941. aastal juhtus 2 asja, mis keerasid kogu selle konflikti pea peale ja tegid sellest tõeliselt ülemaailmse sõja. Kõigepealt, Saksamaa alustas operatsiooni nimega Barbarossa. See oli massiivne 3-haruline rünnak Nõukogude Liidu vastu, mis purustas nende vahelise pakti täielikult. Plaan oli superambitsioonikas, välk sõjaga Nõukogude Liit vaid paari kuuga põlveli suruda. Aga nad alahindasid täielikult paari asja, neid meeletuid vahemaid, venelaste sitkust ja muidugi seda kurikuulsat Vene talve. Ja samal ajal, sõna otseses mõttes teisel pool maakera, tõmbas Jaapani ootamatu rünnak Pearl Harborile sõtta Ameerika Ühendriigid. Nüüd oli sõda paisunud tõeliselt globaalseks, haarates kaasa ka kogu Vaikse ookeani. Ja just need sündmused lõid kokku ühe ajaloo kõige veidrama liidu Suurbritannia, USA ja Nõukogude Liidu vahel. Neid ühendas üks ja ainus asi, ühine vaenlane. Kujutage ette, Briti peaminister Churchill, kes oli ju paadunud kommunismi vastane, nägi nüüd Stalinis liitlast. Lihtsalt sellepärast, et oht oli veelgi suurem. Okei, nüüd liigume aastasse 1942, kui idarinnaril hakkas tuul täiesti teistpidi puhuma. Ja selle pöörde nimi on Stalingrad. See oli üks verisemaid lahinguid, mida inimkond üldse näinud on. Kuude pikkune võitlus käis iga maja, iga korruse, iga vareme pärast. Ja inimkaotused, need olid mõlemal poodel lihtsalt kohutavad. Aga miks see linn nii oluline oli? Stalingrad kontrollis ligipääsu Volga jõele ja Kaukaasia naftaväljadele, ülioluline. Ja 1942. aasta novembris suutis Nõukogude armee terve Saksa 6. armee linna sisse piirata. Ja kuigi nad oleksid võinud piiramisrõngast välja murda, keelas Hitler selle rangelt ära. Mitte sammugi tagasi oli käsk. Lõpuks täiesti kurnatuna, nälginuna ja läbikülmununa andis see armee alla. See oli Saksa sõjamasina jaoks täielik katastroof, millest nad tegelikult enam kunagi ei toibunudki. Nii, idarinna oli pöördes ja nüüd mõtlesid liitlased välja plaani, kuidas Saksamaa lõplikult igast suunast kinni pigistada. Teherani konverentsil 1943. aastal istusid siis suur kolmik maha ja panid paika plaani. Idee oli lihtne. Lääneriigid ründavad Prantsusmaalt, Nõukogude Liit surub idast. Ühesõnaga, Saksamaa võetakse tangide vahele. Ja selle plaani läänepoolne osa vajas ühte massiivset rünnakut merelt maale. Selle jaoks on ka oma sõna dessant. Ja see kõik juhtuski D-päeval. Kujutage ette, üle 130 000 liitlasvägede sõduri maabus Normandia randadel. See oli ja on siiani ajaloos suurim dessantoperatsioon. Ja seda sissetungi aitas tohutult kaasa Prantsuse vastupanu liikumine, mis muutus aina osavamaks. Nad õhkisid Saksa varustusliine, sidet ja eriti nutikad olid raudteetöölised, kes suutsid sakslaste vägede liikumisi ikka korralikult sassi ajada. Selge, Natsi-Saksamaa oli nüüd 2 hiiglasliku armee vahel lõksus. Nende saatus oli põhimõtteliselt otsustatud. Ja 1945. aasta kevadel see juhtuski. Liitlaste ja Nõukogude väed said kokku otse Saksamaa südames. Sõda Euroopas oli läbi. Aga sõda polnud tegelikult veel läbi. Teisel pool Vaikset ookeani oli Jaapan, kes võitles edasi. Nad lihtsalt keeldusid alla andmast, kuigi seis oli täiesti lootusetu. Ja oma viimases meeleheitlikus katses hakkas Jaapan kasutama enesetappu londureid, kamikaatsesid. See taktika tugines vanale Bushido koodeksile, idee surra auga oma keisri eest. Ja kuigi see tekitas USA mereväele suuri kaotusi, ei suutnud see enam sõjakeiku muuta. Seistes silmitsi Jaapani saarte ründamisega, mis oleks maksnud arvatavasti miljoneid elusid, tegi USA ühes saatusliku otsuse. Nad otsustasid kasutada täiesti uut ja hirmu äratavat relva. See oli ülisalajase Manhattani projekti tulemus, kuhu olid kokku toodud maailma tippfüüsikud. Ja siis augustis 1945 heideti aatomipommid 2 linnale Hiroshimale ja Nagasakile.
Hukkunuid oli kokku üle 200 000. Huvitav ja samas jube fakt on see, et Nagasaki sai tabamuse tegelikult juhuslikult. Algne sihtmärk Kokura linn oli sel päeval lihtsalt pilvedega kaetud. Selle kujuteldamatu hävingu ja samal ajal alanud Nõukogude sissetungi valguses Mandžuuriasse ei jäänud Jaapanil muud üle. Nad alistusid. Ja sellega oli Teine maailmasõda lõpuks läbi. Sõda oli küll läbi, aga selle lõpp avas ukse tuumaajastusse ja see jättis õhku ühe väga raske küsimuse, millega me tegelikult tegeleme tänapäevani. Mida see tähendab, kui sul on võim hävitada terve maailm selleks, et seda päästa?